Nii, ma olen praegu Humboldt Foorumis Berliinis ja mõtisklen Aasia teemade üle, sest ma ei tea, kui palju minu YouTube'i vaatajatest keegi teab, et ma tegelikult olen õppinud India ja Kesk-Aasia kultuuri, peamiselt küll India kultuuri. Ehk siis see teema ei ole mulle võõras ja minu jaoks see muuseum, see Humboldt Foorum on tõeline pärl. See on üks suuremaid Aasia teemalisi muuseumeid üleüldse kogu, ma ei tea, maailmas vist isegi. See on suur maja ja täis Aasia teemalisi väljapanekuid. Ja ma mõtlengi, et võib-olla ma ei ole väga rääkinud enda taustast enda selles kanalis, et kust ma tulen ja mis ma teinud olen oma elus, et just see India teema tõesti paelus mind pikki aastaid. Ma arvan, et aastast 2000 ja sealt ülespoole ma gümnaasiumis hakkasin tundma huvi India vastu. Ja tol ajal mul ei olnud väga võimalusi minna õppima seda eriala. Ekslesin siin-seal ringi enne, kui alles 2008 läksin õppima Humanitaarinstituudi India eriala ja lõpetasin selle siis 3 aastat hiljem bakalaureusekraadiga. Mingit tööalast mul väga ei ole olnud selle alaga teha. Korra olen olnud hindi keele kursust ühes koolitusfirmas ja midagi on veel, aga ühesõnaga väga vähe. Aga see ei tähenda, et ma arvan, et see oleks olnud mõttetu, et ma õppisin India kultuuri. Seda enam, et praegu seda eriala õppida ei saa ülikoolis Eestis üleüldse India kultuuri. Spetsiifiliselt Indiale ei ole mitte ühtegi eriala Eesti ülikoolides. Minu teada, ma võin eksida. Võib-olla on isegi Tartus mingisugune, ma tean, et seal orientalistika kabinette, mis on olnud ja aastaid ja aga jah, mitte päris sellist püsivat ja just ainult Indiale suunatud ja eelkõige Indiale suunatud. Ma õppisin tõesti seda eriala ja kui ma ära lõpetasin selle kooli, siis kuna ei olnud väga sellega midagi otseselt teha, siis ma käisin ikkagi vähemalt Indias, ise 5 korral olen käinud Indias ja natukene püüdnud seda kultuuri ja elu mõista. Ja see on olnud põnev teekond tegelikult, sest ainult, et ma mingil hetkel tajusin, see oli vist 2015 või niimoodi umbes, et mingil hetkel ma olen seina ees, et ma tunnen, et ma ei tea, mida ma peaksin edasi tegema. Et mul ei olnud mingeid väga selgeid plaane välja selgunud ja setitunud. Ja ma arvan, et sellest ajast peale ma hakkasin mõtlema juba, et kas peaks natukene vaatama mingisuguseid uusi suundi oma elus ja siis ma jõudsingi siia matkamise juurde. Matkamine hakkas mind huvitama. Indias matkasin muidugi korduvalt ja hakkasin just ka igal pool mujal Eestis matkama. Et oli põnev.